Tere, mina olen Tartu Ülikooli humanitaar- ja sotsiaalainete õpetaja õppekava tudeng Jaanus Saksing. Tere, mina olen sama õppekava tudeng Rainer Pirn ning me toome teid videosilla vahendusel Tartu südalinna piiril asuvasse Eesti kõige liigitihedamasse aeda, Tartu Ülikooli botaanikaaeda. Tartu Ülikooli botaanikaaed rajati 1803. aastal noore botaaniku Gottfried Albrecht Germanni eestvedamisel vahetult pärast seda, kui Tartu Ülikool oli tsaar Aleksander I käsul taas avatud. Esialgu asus botaanikaaed praeguse Vanemuise pargi kohal, kuid juba 1806. aastal viidi see oma tänasesse asukohta, Laial tänaval Emajõe paremal kaldal, endiste Rootsi kindlustuste kõrvale. Sealne maaliline tiik on tegelikult jäänuk kunagisest vallikraavist, mis annab aiale erilise ajaloolise ilme. Tänapäeval kasvab botaanikaaia 3,2 hektari suurusel territooriumil ligi 10 000 taimeliiki ja taimesorti maailma eri kliimavõtmetest. Aed koosneb 2 osast. Peamine demonstratsiooniaed asub Laial tänaval Emajõe paremal kaldal ning teine osa paikneb Oa tänaval. Tartu Ülikooli botaanikaaed on Baltimaade vanim järjepidevalt tegutsev botaanikaaed, mis teeb sellest väga olulise paiga nii teaduse kui ka kultuuriloo seisukohalt. Botaanikaaia asutaja Gottfried Albrecht Germann oli ühtlasi ka selle esimene direktor. Ajaloo jooksul on aed pidanud üle elama ka raskeid aegu. Näiteks 1943. aastal sai botaanikaaed pommirünnakus tõsiselt kannatada. Hävisid kasvuhooned ning hukkus tollane direktor Theodor Lippmaa. Hiljem on aeda aga järk-järgult taastatud ja arendatud ning uus troopikamaja valmis 2006. aastal. Oluline samm botaanikaaia arengus oli ka 2001. aastal loodud Tartu Ülikooli botaanikaaia sõprade selts, mille eesmärk on taimeteaduse populariseerimine ja botaanikaaia toetamine. Alates 2014. aastast tegutsevad Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed ühise asutusena. Botaanikaaed on ka tänapäeval aktiivne ja elav koht, kus toimub igal aastal koduste orhideekasvatajate võistlus ning alates 2009. aastast ka iga-aastane orhideenäitus. Lisaks taimedele leidub Laia tänava aias ka kultuuriloolisi vaatamisväärsusi. Seal võib näha Gottfried Albrecht Germanni ja Theodor Lippmaa skulptuure. Huvitava faktina võib välja tuua, et samas aias kasvas kunagi Eesti jämedaim harilik vaher, mille tüve ümbermõõduks mõõdeti koguni 424 sentimeetrit. Seega ei ole Tartu Ülikooli botaanikaaed pelgalt taimede kasvukoht, vaid ka oluline ajaloo, teadus- ja kultuuripärandi kandja. Kuna veebitunni salvestamise ajal on väljas märtsi lõpp, on botaanikaaia välisosas õitsevaid taimi veel vähe. Sellegipoolest torkavad alles hiljuti sulanud mullast välja mitmed kevadekuulutajad. Lumikelluke on amarüliliste sugukonda kuuluv varakevadine õitseja. Väikesed valged kellukijad õied võivad soojematel talvedel alustada õitsemist juba siis, kui lumi veel maas. Tavaliselt jääb taime õitsemisaeg veebruari lõpust aprilli alguseni. Krookused on üle 200 liigiga taimeperekond võhumõõgaliste sugukonnast. Tartu botaanikaajas kasvab nii kevadel kui sügisel õitsevaid liike. Tubergenisilla on üks varakult õitsev sibullill liilialiste sugukonnast. Armeenia sügislill kuulub samuti liilialiste sugukonda. Nimest hoolimata õitseb see liik kevadel. Tema õied meenutavad krookuseid, kuid on suuremad. Lill on mürgine. Võrkiirised on varakevadel õitsevad sibulaga iirised. Nime on perekond saanud sibula võrkjate kattesoomuste järgi. Ka karvased laugud on juba ninad mullast välja ajanud, kuigi õitsema peaks nad alles mais või juunis. Laugud kuuluvad taas liilialiste sugukonda. Enamikul laukudel
on tugev väävlit sisaldavatest eeterlikest õlidest tingitud spetsiifiline sibulalõhn ja glükosiidide rohkusest tingitud kibe maitse. Aedades kasvatatakse meil näiteks muru- ja porulauku. Tänases loos rändame läbi põnevate taimede maailma, tuttavatest koduaialiikidest kuni eksootiliste toataimedeni. Igal taimel on oma iseloom, kasvukuju, õitsemisaeg ja väikesed saladused. Lisaks räägime lõpuks ka sellest, miks ei tohiks visata münte vette, kus elavad kalad. Harilik jõulukaktus on paljudele toataimesõpradele tuttav. Erinevalt kõrbekaktustest pärineb jõulukaktus troopilisematest ja niiskematest elupaikadest. Tal ei ole klassikalisi ogalisi varsi, vaid lamedad lülilised varreosad. Jõulukaktus õitseb sageli hilissügisel või talvel, mistõttu on ta saanudki jõuludega seotud nime. Õied võivad olla roosad, punased, valged või lillakad. Ta armastab hajutatud valgust, mõõdukat kastmist ja stabiilset keskkonda. Orhideed on üks maailma liigirikkamaid ja armastatumaid taimerühmi. Nad võivad olla tillukesed või suured, tagasihoidlikud või väga efektsete õitega. Kodudes kasvatatakse sageli troopilisi orhideesid, mis vajavad valgust, õhurikast kasvusubstraati ja ettevaatlikku kastmist. Orhideede juured on sageli nähtavad ning osalevad lisaks vee imamisele ka õhuvahetuses. Just see teeb neist üsna erilise toataime. Talves peperoonia ja kolmepäine peperoonia kuuluvad populaarsete toataimede hulka. Peperoomiad on hinnatud eelkõige oma dekoratiivsete lehtede tõttu. Nad ei vaja tavaliselt väga palju hoolt, sobivad hästi väiksematesse ruumidesse ning armastavad mõõdukat kastmist. Liigne vesi on neile sageli suurem oht kui ajutine kuivus. Nende kompaktsus teeb neist suurepärased lauataimed. Sellised taimed tõmbavad tähelepanu oma kummalise kujuga. Just kui oleks loodus tahtnud luua midagi skulpturaalset. Sageli on neil paksenenud tüvi või omapärane võra, mis aitab kohaneda kuivemate tingimustega. Sellised taimed õpetavad meile, et ellujäämine võib taimede maailmas võtta väga loomingulisi vorme. Vandepalm lisab interjööri troopilist meeleolu. Palmid on populaarsed, sest loovad ruumis kõrgust ja rohelust. Nad vajavad enamasti valget kasvukohta, kuid mitte tingimata otsest keskpäevast päikest. Samuti hindavad nad ühtlast loodust ja seda, et muld ei jääks pikaks ajaks läbi vettinuks. Kasvuhoonekompleksi teise korruse keskosast leiame sukulendid ehk lihagtaimed ehk turttaimed, mis looduslikult kasvavad kuivades piirkondades ja poolkõrbetes. Seetõttu on neil paksud lehed, varred või juured, mis on kohastumused vee säilitamiseks. Samuti on sukulentide lehed lihaselised või muundunud okasteks, kuna väikese pindala tõttu aurub sealt niimoodi vähem vett. Okkad kaitsevad hästi ka loomade eest. Lisaks on paljude sukulentide mahl mürgine. Tüüpilised sukulendid on näiteks kaktused ja aaloed, kes säilitavad vett vastavalt varres ja lehtedes. Sukulendid on ka populaarsed toataimed, kuna nad vajavad vähem hoolt ja kastmist. Kaktuste kõrval asuvad samuti tuntud toataimed tääkliiliad. Hiigeltääkliilia on Eestis populaarne toataim, mis looduslikult kasvab Kesk-Ameerikas. Tääkliilia kasvatamisel kodus tuleb arvestada, et taimele meeldib novembrist märtsini jahe ja valge ruum, mille temperatuur jääks vahemikku 12–16 kraadi. Toas peaks tääkliiliale leidma võimalikult aknalähedase koha või kasutama lisavalgustust. Ja nüüd oluline loodusteema. Miks ei ole hea visata münte vette, kus ujuvad kalad? Paljudele tundub mündi vette viskamine süütu soovimärk või lihtsalt harjumus, kuid tegelikult võib see kaladele ja veekeskkonnale kahju teha. Esiteks sisaldavad mündid erinevaid metalle, näiteks vaske, niklit või teisi sulameid. Vees võivad need aja jooksul hakata lagunema ning eraldada aineid, mis mõjutavad vee keemilist koostist. Eriti tundlikud on selle suhtes väiksemad veekogud, aiatiigid, purskkaevud või akvaariumilaadsed keskkonnad. Teiseks võivad metallühendid olla kaladele kahjulikud. Näiteks vask võib suuremas koguses mõjutada kalade lõpuseid ja häirida nende normaalset elutegevust.
Kalad hingavad vee kaudu ning isegi väiksemad muutused vee kvaliteedis võivad neile stressi tekitada. Kolmandaks võivad mündid koguneda põhja ning muuta keskkonna ebaloomulikuks. Kui inimesed viskavad vette pidevalt münte, tekib sellest prügi, mitte kaunistus. Lisaks võivad väikesed loomad või linnud neid ekslikult nokkida või nendega kokku puutuda. Ja lõpuks on siin ka põhimõtteline küsimus. Kui me hoolime loodusest ja elusolenditest, siis peaksime hoidma vee võimalikult puhta. Vesi ei ole soovikaev ainult inimese jaoks. See on kodu kaladele, putukatele, taimedele ja paljudele teistele organismidele. Seega, kui näed vett, kus ujuvad kalad, on kõige parem jätta münt taskusse. Soovi võib alati mõelda vaikselt oma peas, ilma et loodus selle eest maksaks. Ja lõpetuseks, taimede ja looduse maailm õpetab meile midagi väga olulist. Ilu ja elu käivad koos vastutusega. Olgu see kadakas rannaniidul, lumikelluke kevadises aias, orhidee aknalaual või kala selges vees. Igaüks neist vajab, et inimene märkaks, hindaks ja hoiaks. Kui me juba botaanikaaias oleme, siis teeme ka natukene praktilist matemaatikat ja mõõdame ära ühe seal kasvava puu ja seejärel botaanika kasvuhoone kõige kõrgema tipu kõrguse maapinnast. Nurga mõõtmiseks konstrueerisin käepärastest vahenditest lihtsa seadme, mida nimetatakse inklinomeetriks ehk kaldenäidikuks. Selle koostamiseks läks vaja paberit, kleeprinti, nööri, malli ja raskust, mis takistaks nööril niisama vabalt lendlemast. Inklinomeetreid kasutatakse mitmesugusteks mõõdistamistoiminguteks, näiteks ehitusel. Metsanduses saab inklinomeetri abil määrata puude kõrgust. Meie kasutame seda näidetes puu ja seejärel hoone tipu kõrguse mõõtmiseks. Väga oluline on muidugi mõõta enda kaugus mõõdetavast objektist, olgu selleks siis puu või hoone, sest sellest kaugusest saab ju meie täisnurkse kolmnurga kaatet. Mõõtmisprotsess ise võib olla muidugi vaatleja jaoks üpris naljakas. Võimlemine on terviseks. Esimesena püüame siis mõõta kaldenurka maapinna ja puu ladva suhtes. Nüüd kui mallil nöör on lihtsalt ripub 90 kraadi juures, siis see on meie jaoks tegelikult 0-kraadine nurk ja seega kui nöör näitab lõpuks 150 kraadi, on see 60-kraadine nurk. Samasuguse põhimõtte järgi püüame nüüd tekitada 45-kraadise nurga enda ja hoone tipu suhtes, mis näitab siis mallil järelikult 135 kraadi. Alustame siis sellega, et meenutame natukene põhikoolist tuttavat geomeetriat ja trigonomeetriat. Ehk siis meil on siin täisnurkne kolmnurk, mille üks nurk teatavasti on siis 90 kraadi. Ja täisnurkne kolmnurga puhul on meil vaja teada siis trigonomeetrilisi funktsioone, nimelt siis siinus, koosinus ja tangensfunktsiooni. Siinus, koosinus, tangensfunktsioon tähendavad siis nimelt seda, et kui täisnurkse kolmnurga teranurga siinus on selle kolmnurga vastaskaadeti ja hüpotenuusi jagatis, koosinus on lähiskaadeti ja hüpotenuusi jagatis, siis tangens on vastaskaadeti ja lähiskaadeti jagatis. Ja kasutame neid teadmisi siis teostatud puu kõrguse mõõtmisel, kus puu kõrgus on siis kolmnurga üks kaatet, millele on lisatud vaatleja silmade kõrgus maast ehk ligikaudu 1,7 meetrit. Nüüd mõõtsime ära vaatleja kauguse puust, milleks oli 13 meetrit. Kasutades
tangentsfunktsiooni saame siis nüüd välja arvutada selle puu kõrguse. Ehk siis kõigepealt AC võrdub 13 tangens 60 kraadist, sest me saime nurgaks B 60 kraadi. Ehk siis kuidas me niimoodi saame, on muidugi väga lihtne, et kui tangens beetast võrdub vastaskaadet ehk AC jagatud vähiskaadetiga ehk AB, siis kasutades loogikat, et kui 2 võrdub 6 jagutud 3-ga, siis 6 võrdub 2 korda 3, ehk siis AC ehk siis puu kõrgus kuni vaatleja silmadeni on 13 tangens 60. Ja kasutame selleks kalkulaatorit. Ja saame ligikaudu 22,5 meetrit, millele liidame juurde siis vaatleja kõrguse maapinnast ehk ligikaudu 1,7 meetrit. Ja ümardame selle 1 meetri täpsusega. Saame 24 meetrit. Sama trigonomeetrilisi funktsioone kasutame ka hoone kõrguse arvutamiseks. Seekord aga kasutame teadmist, et tangens 45 kraadist on võrdne 1-ga. Seega, kui me tekitame vaatleja ja hoone tipu vahele 45 kraadise nurga, liikudes selleks hoonest sobivale kaugusele, siis meie kaugus hoonest on võrdne hoone kõrgusega, pluss siis see 1,7 meetrit, mis on minu kui vaatleja või õigemini klinomeetri kõrgus maapinnast. Ja hoone kõrguseks saame siis mõõdetud 22,5 meetrit pluss 1,7 meetrit on ligikaudu 24 meetrit. Täname teid, et osalesite meie veebitunnis ja loodame, et saite palju uut teada Tartu Ülikooli botaanikaaia kohta. Kutsume teid ka üles ise külastama Tartu Ülikooli botaanikaaeda, et näha ka oma silmadega kogu seda ilu, mis seal leidub. Ja mina omalt poolt kutsun teid üles märkama, et matemaatika ei ole vaid kuiv ülesannete kogu vihiku vahel, vaid tegu on väga praktilise teadusega, millega saab lahendada igapäevaseid väljakutseid. Peatse kohtumiseni!